Tere kõigile, tere tulemast kuulama ja ka kes tahab siis vaatama Vabaduste podcasti. Peeter Espak, Paul Keres, Hannes Sarv taas teiega ja võtame siis käsitleda olulisi teemasid. Õigupoolest meil on selline üks oluline teema, millega me siin proovime kuulajad täna positiivselt nii-öelda hõlvata, et kui kasutada siis Kaitsepolitseiameti praeguse peadirektori sellist väljendid selle kohta, kuidas see seal majas käib, kui ülekuulamisel kutsutakse. Meie kedagi üle ei kuula muidugi, et me lihtsalt positiivselt hõlvame tunnikaupa, seal oli 11 tundi vist. Aga teema iseenesest tõukub suurest murest õigusriigi olukorra pärast ja kuna siin värsked uudised tegelikult eelmisest reedest on, et nüüd ringkonnakohtus ka mõisteti õigeks Parvel Pruunsild ja Priit Humal ühe juba pikalt käsitluse all olnud kriminaalasja või kriminaaluurimise raames ringkonnakohtus on, et siis võib-olla otsapidi alustakski sellest, et Paul, kuna me ei pea siin nägu tegema, et selles mõttes mina ei tunne küll Parvel Pruunsilda, aga sina, Paul, oled tema esindaja advokaadina, sina, Peeter, ka tunnetad hästi, et selles mõttes me ei pea siin tegema ükski nägu, et me täiesti erapooletult midagi käsitlema, aga seda enam algatuseks tegelikult, Paul, tahakski küsida, et kas midagi sai nüüd jälle selgemaks selle konkreetse asja raames? No nii palju sai, et tegelikult õigusriigi olukord on sõltuvalt sellest, et kus õigusriik elab, on ta kas siis nagu väga hea või väga halb. Õigusriigi olukord kohtutes, kus on tal nagu minu arvates selline hea kodu sisse seatud, siis seal tundub olevat õigusriigi olukord väga, väga hea. Mulle vähemasti see tundub nii. Uurimisasutustes veidi halvem ja prokuratuuris tundub olevat õigusriigi olukord päris halb. Aga võib-olla täpsustada, mis see siis tähendab. Ma saan aru, üks moment, mida ma välja toon, kohtutes on päris hea, see on hea, et kohtutes on hea. Probleem muidugi antud, ütleme, laias laastus on see, et kellel on ligipääs üldse Eestis sel määral nagu kohtutele, et kes suudavad ennast nii võimekalt ütleks niimoodi kaitsta, et see on see murekoht, eks ole, aga kui sa räägid, et prokuratuuris, et mis see siis tähendab, et miks seal siis hea ei ole? No prokuratuuris tundub, et on olukord tahaks nagu alla käima tundub Lavly Perlingu ajal ja allakäik jätkus ja nüüd nagu oodati juristkonna seas, et uus peaprokurör tuleb ja tõstab prokuratuuri nagu juukseid pidi uuesti üles, aga neid märke ei ole ka kahjuks väga näha. Prokuratuuri vaevab minu arvates hästi lühidalt kokkuvõttes selline äge olemise püüdlus ja testimise maania, et saaks muudkui pildis püsida mingite järjest uute mõtete ja uute kaasustega, järjest kombata süüteokoosseisude piire ja sellega paista silma kui eriti tublid ametnikud ja eriti edukad ja tublid ametnikud. Aga mis selle kõrval paistab kasvavat, on täielik vastutamatus ja enda vigade mitte tunnistamine ja selle kõrval veel siis selline täiesti robustne enese õigustamine. Hiljuti me just näiteks nägime seda, kuidas Siim Seppiku suhtes loobuti kriminaalsüüdistusest ja siis läks prokuratuur meediasse ja teatas sellest, et süüdistusest on loobutud, aga sisuliselt öeldi, et süüdi olevaks peavad nad teda ikkagi, mis on minu arvates otsene süütuse presumptsiooni rikkumine. Täpselt sama tegi see sama prokurör koos peaprokuröriga, tollase peaprokuröriga ka Swedbanki rahapesu asja lõpetamise järel tehtud pressikonverentsil, et meie arvates need isikud on ikkagi süüdi kuriteo toimepanemises, aga jälle meil on probleem, et me ei leia selleks vajalikke tõendeid. Ja kuulata selliseid avalikke seisukohti prokuratuurist on pehmelt öeldes kõhedust tekitav. Et ma ei saa nagu sellest aru, et miks ei või prokuratuur, kui neil mingi asi nässu läheb, öelda, et see asi läks nässu. Me tegime siin valesti, me vabandame,
me hüvitame kõik, või noh, riik on nõus hüvitama kõik tekkinud menetluskulud ja tekkinud kahjud, mis kannatanutel, ehk siis süüdistatavatel, kahtlustatavatel selle tõttu tekkis. Ja minna siis selliselt eluga edasi. Ma arvan, et õigusriigi olukord sellistes tingimustes oleks palju parem ja inimestel oleks ka rohkem usku õigusriiki. Sa ütlesid kuidagi, et see on selline, prokuratuur kuidagi toimetab niimoodi ja nii edasi, aga võib-olla inimestel ei tundu see nagu ka päris juhuslik, et kui sa vaatad seda Pruunsilla kaasust, et siis vaatad ka, et äkki on hoopis selline mingisugune ka poliitiline motivatsioon seal taga või ma ei tea. Seda nagu võiks ühest küljest näha, aga teisest küljest on ju kõrvale panna kohe ka Kalle Laaneti kaasus, kes on tubli reformierakondlane, eks ole, ja oli Reformierakonna minister ja siis, kui ta hakkas prokuratuuri üle järelevalvet tegema, siis sellele vastati tõdemusega, et härra Laanet, et muidugi tehke järelevalvet ja kõik on väga hästi, aga vaadake, meil on teie kohta ka siin üks toimik, mis vajab nüüd natukene seletamist. See ajastus oli ikkagi täiesti filigraanne ja mul on tunne, et nad vist isegi ei ürita varjata seda, et igal taolisel sammul on vastusamm ja et need asjad on omavahel kuidagi seotud. Justkui, muidugi nad kunagi ei tunnista seda avalikult, aga see, mismoodi nad avalikult käituvad, jätab justkui mulje, et neil on tegelikult täitsa ükskõik. Mulle vähemalt jääb selline mulje. Peeter, kuidas sulle see olukord nii-öelda tundub? Need õigustamised, vaatasin, mis oli siis viimane intervjuu või õigemini lugesin, oli vist praeguse ametis istuva Kapo direktoriga, kes lihtsalt eitas kõiki, need salaagendid käisid Korbis vaba aega veetmas, mis olevat fakt ja absoluutselt kõik on õigesti tehtud. Võtame korraks, me oleme seda teemat enne natuke nagu arutanud just nimelt, kui see oli, aga võtame korraks kas või selle sama salaagendid käisid Korbis, sina oled korporatsioon Sakala liige, olid ise kohal seal külas õhtul? Ei, aga see ühesõnaga, see isegi ei omagi tähtsust. Et kuidas siis, kuidas seda nüüd tõlgendada? Sa tuled kinnisilmi, ütled, teatad edasi, et ei, nii on, meil oli siseuurimine ja meile öeldi, et nii on. Kõik teised inimesed, vaatavad sellele peale, ütlevad, see on puhas häba ju. Maakohtu kohtunik näiteks ka nende seas. Absoluutselt iga inimene ütleb, et see on häma, et tegelikult see natukene nii see, mida hiljem võiksin Arnold Sinisalu paar tsitaati välja tuua, kui see protsess algas siis juunis 2023 oli see, eks. Ja lausa tsitaatidena need igasugused kummalised õigustused välja tuua, aga et minu arust see õigustamine meenutab miskit sellist nagu büromaan näiteks, mingi selline totaalne büromaan, kes paneb lihtsalt inimeste maju, ütleme näiteks poliitilistel põhjustel või isikliku kättemaksu põhjustel, see on need suht selge, miks need sellised protsessid on alanud, need on teatud ühtemoodi mõtlev seltskond on tõenäoliselt moodustab eriorganite lõikes mingisuguse oma meelsuskonna, ringkäendusliku sõpruskonna, kuhu siis ühesõnaga omavahel saunas või kuskil grillipeol või kuskil siis arutatakse, et mida peaks tegema, et ikka, et Eestil läheks ikka hästi, eks, et tuleb, ei saa ju lubada, et sellised pimedad keskaega taotlevad üksused nagu Isamaa või kes meil veel on, kes ei ole nagu alguse jõududa hulgas, et ei saa ju lasta. Pruunsil isiklikult soovib, et palju lapsi sünniks Eestis. Aga et ma tookski võrdluse. Eesti keelt räägitaks. Aga see on ju kõik vastu Euroopa väärtustele, eks. Nendele uutele Euroopa väärtustele, kus meie maa tuleb täita 700 miljoni pagulasega ja laste saamine on biopoliitiline natalistlik fašism, eks. Et see ei lähe kokku selle uue aja inimeste võukväärtustega ja me teame, need inimesed valdavalt jagavad seda, mitte eestimeelseid väärtusi, vaid ma mainin nimetatud isikuid. Ja need, kes on neid kunagi omanud, tõmmatakse tõenäoliselt lihtsasti oma sellisesse, ütleme, salaseltsi või miks mitte seda nimetada ka Eesti näiteks
ütleme, riigikorra vastaseks mõtteseltskonnaks või no võib-olla ma nüüd liialdan, aga ma ikkagi tooks näite nende vabanduste kohta, et see on midagi sarnast, kui poliitilistel või isikliku vaenu põhjustel kellegi maju süütav isik, no ütleme, viskab mingi napalmi või bensiini, mingi Molotovi kokteili kuhugi aknast sisse majja, eks. Ja siis vaatab ise pealt ja hõõrub käsi õnnest, et kuidas ta saab nüüd, et mingi lastel ei ole enam ka kodu ja kõik elu on häiritud, inimestel maja põles pooleldi maha ja siis, kui hakkavad nagu kahtlused tekkima, et äkki need mehed viskasid ise selle bensiini või Molotovi kokteili, et siis ta ütleb, et ei, et see oli käsi südamel võin öelda, et see toimus nii, et rekka sõitis mööda sellest maamajast või ja siis kamina peal oli see süüteõlipudel ja siis see rekka värina peale see süüteõlipudel nagu veeres sealt maha ja jäi vaiba peale väike laik ja siis tuli suur tormiiil, mis puhus söe sealt kaminast, niimoodi puhus korstnasse sisse ja siis väike söekene siis kaminast läks sinna vaiba peale ja siis hõõgus ja võttis tuld ja siis sealt, kus see süütevedeliku loik siis oli või bensiiniloik, et ta sealt veel edasi, et kogemata oli siis perenaine sinna kõrvale veel unustanud mingisuguse paberikorvi ja pereisa siis kanistri sae bensiiniga ja niimoodi see kõik alguse saigi, eks kuigi nagu kõik tõendid viitavad sellele, et lihtsalt tüübid tegidki nagu rämedalt, panid ära. No ühesõnaga sõitsid sisse, eks. Mingitele täiesti ausatele inimestele, sest üks kahest, kas me siin on praegu mitmeid kaasusi, 3-4 juba sarnaseid, üks kahest, kas siis isiklikust vaenust kellegi puhul või ja ühildatuna tõenäoliselt sellise meelsuskondliku ringkäendusliku kaasa, et tubli olemine, eks. Niimoodi saab ju rahvusvahelisi ametikohti, et sa teed seda, mis võiks teatud võimuringkondadele praegu meeldida, kes ei pruugi olla otseselt kuidagi isegi tellimustega või millegiga seotud, ma spekuleerin, eks see ei ole ju aga et see kõik, see õigustamine, see on fakt, need ei käinud seal seda tegemas. See oli siis Margo Palloson, kes siin hiljuti Delfile antud intervjuus seda täpselt niimoodi selgitas. See on minu sümptomaatiline antud juhul, ütleme, küsimus või ütleme näide selles. Niimoodi peaks põhjendama selline paadunud, ma ei tea, taskuvaras või keegi peaks kohtus. Mul tuleb meelde üks Tartus oli mingi ratta ja arvutivaras, kes käis põhimõtteliselt erinevates kohtades, ma tean, eri tudengiorganisatsioonides ja korterites murdis sisse, võttis läpakaid, rattaid ja raha ka ja siis oli kohtust, oli vist seletanud midagi, et need inimesed, kes oma tagaukse lahti jätsid, et need tuligi ära karistada. Et see on lollid, raha oli laua peale, et neil oligi õppetundi vaja, et oli lihtsalt, kui mind ei oleks olnud sellist nagu üllast varast, et nüüd nad äkki teavad, et tuleb, pane oma ratas lukku ja ära jäta raha laua peale, et see umbes õigusselguse saavutamise jutt, et me kiusame kaasa arvatud rikume ära kellegi inimese 8 lapse rahu, eks, vanemad, onud, tädi, see kogu suguvõsa mõjutab see, kui need inimesed, esmalt kõige rohkem lapsi, tõenäoliselt abikaasasid, õdesid, vendi, vanemaid, vanavanemaid, kes neil paljudel inimestel kõigil on, et tegelikult see ring, kes nende absurdiprotsessidega tõenäoliselt olid aastaid nüüd stressis ikkagi ja kannatasid, et see ulatub kõikide jamade peale kokku ikkagi sadadesse. Et sadade inimeste elu, kes pöörati lihtsalt sassi, sellepärast, et täpselt lihtsalt kellegi mingi absurdi pärast. Iga kriminaalasi pöörab, eks ole, selle uurimise all oleva inimese elu täiesti sassi. Aga vaata, kui seda tehakse veel nii nahaalselt, et näiteks tõendeid võltsides. No ma olen täiesti kuulnud, et meil võltsitaksegi päriselt tõendeid. Seda ma olen ise näinud, et kuidas meil võltsitakse tõendeid. Seda on mulle paar advokaati on näidanud seda. Kui sul on võimalik, kui sul on ees jälituse käigus salvestatud lint, siis see lint sisaldab võib-olla õigustavat teavet, võib-olla süüstavat teavet, võib-olla ainult õigustavat teavet, võib-olla täiesti mitte midagi ütlevat teavet. Ja ametnikel on ju täielik diskretsioon, politsei uurimisasutuse ametnikel on ju täielik diskretsioon kirjutada lindist protokolli, jälitustoimingu protokolli seda, mida tema peab oluliseks. Ja siis mina ise olen näinud selliseid konkreetseid linte,
kus jäetakse välja täiesti ilmselgelt õigustav teave ja jäetakse sisse ainult selline mitmeti mõistetav, et selline mitmeti mõistetav võib-olla natukene süüstavana käsitletav teave jäetakse või mida soovitakse kasutada süüstavana, jäetakse sisse ja sellele järgnev täiesti õigustav teave jäetakse välja. Kuigi need inimesed teavad, et see on olemas, eks? Jah, absoluutselt. See on tegelikult, see on ju ise kriminaalkuritegu sellist asja. Minu arvates, süüdi lavastamine. Minu arvates on ametialane võltsimine, et kui sa ikkagi jälitustoimingu protokolli paned kirja mingisuguse teabe ja sa tead, et sa pead sinna kirja panema nii õigustava kui ka süüstava teabe ja siis sa teadlikult, süstemaatiliselt nagu päevade kaupa jätad välja õigustavat teavet, siis ma arvan, et see on võltsimine. Ja fabritseerimine ka. Ma tooks siia kõrvale näite, millest kõik peaks aru saama. Võtame kõrvale ajakirjanduse ja ajakirjanduse usaldusväärsus. Ajakirjanduse usaldusväärsus seisab ju sellel jalal, eks ole, et kui sa ajakirjandusel tegelikult, kui sa uudiseid kajastad, siis kõik ühiskonnas toimuvad kajastad, sa teed seda tasakaalustatult ja sa ei jäta välja, ütleme, mingisuguseid asju, mis sulle ajakirjanikuna isiklikult ei meeldi. Ja kui sa seda niimoodi teed, ükskõik mis küsimus on, näiteid on ka Eestist, eks ole, aga väga hästi me teame Ameerika Ühendriikides, miks nii nimetatud nimetame seda siis peavoolu ajakirjanduseks, miks nad tihti peale ongi, miks nad on kaotanud oma sellise vatajaskonda ja usaldusväärsust ongi ju täpselt selle pärast, et nad on hakanud valima, kuidas nad midagi kajastavad, jättes välja siis osa ühiskonnas olulist arvamusest või ei kajasta mingisuguseid olulisi protsesse, sellepärast, et need tunduvad neile, et need kuidagi moodi on valed ühiskonnas. Aga kui sa nii teed, siis usaldus kaob. Ja siis, kui see paralleel üle kanda sinna nüüd, eks ole, siis väga lihtne on leida vastus küsimusele, miks usaldus on kadunud. Aga mida see tähendab? See tähendab tegelikult see on nagu oluline praktiline väärtus, et inimeste jaoks muutub enda kaitsmine kriminaalmenetluses oluliselt kallimaks. Sest ja ajamahukamaks. Ja miks see nii on? See on sellepärast niimoodi, et kui sa seadust loed, siis iseenesest võiks tegelikult kaitsja, kellele on kätte toimetatud nüüd kõik kriminaalasja materjalid, sealhulgas jälitustoimingu protokollid, ta võiks iseenesest uskuda seda seadust lugedes, et seal on nüüd tõepoolest kõik oluline, kõik õigustav, kõik süüstav. Et mitte midagi ei ole teadlikult välja jäetud, mitte midagi ei ole kuskile maha maetud, et see on tegelikult kõik olemas. Aga tänases Eestis, kus uurimisasutused on niivõrd vastiku võltsimisega vahele jäänud, siis seal ei saa sellele ju lootma jääda. See tähendab seda, et standardne tegevus on kõik pealtkuulamislindid uuesti üle kuulata ja võrrelda seda siis nende jälitustoimingu protokollidega, mis on tohutu töö tegelikult. Aga seda tuleb teha, sellepärast, et kui sa seda ei tee, siis sa jällegi riskid sellega, et midagi olulist on su eest jäänud kirja panemata. Küsin lihtsalt vahele, et kõik aru saaks, see ei ole nüüd see kaasus, millest me alustasime, see on mingi teine kaasus. See ei ole Pruunsilla kaasus. Selliseid asju seal ei ole. See on üks teine kaasus, ma seda praegu ei nimeta, aga kohtumenetlusel alles käib, aga jah, minu arvates on see ikkagi päris tõsine ja minu jaoks ei ole pärast selliste asjaolude ilmsiks tulekut prokuratuuri ja uurimisasutuste mainest kuigi palju alles jäänud. No, võt see ongi see ühiskondlikult nüüd kuidas me seda tajume, vaata, et midagi on viltu, ma arvan, uurimisasutustega nagu laiemalt, siin on olnud palju neid juhtumeid, millest on ka räägitud, eks ole. Et kuidas me tajume seda vastutuse puudumist? Ja seal sa tabad õiget kohta, sellepärast, et kui sellised asjad tulevad ilmsiks ja sellele järgneks normaalne ametiasutuse sisene reaktsioon, mingisugune distsiplinaarmenetlus, inimese töölt kõrvaldamine, mingid sellised nagu mõistlikud eeldatavad, normaalses riigis eeldatavad sammud, siis ju tegelikult ei olekski midagi valesti. Aga milles on probleem, on selles, et nende samade ametnike, kes niimoodi toimetavad, kes need tõendeid võltsivad ja seadusest absoluutselt lugu ei pea, täiesti avalikult seadust rikuvad, et kui nende ülemused tulevad ja pilgutavad lihtsalt silmi, ütlevad, aga asi on ju kohtus, et prokuröril ongi õigus ja ameti või sellel uurijal ongi õigus
kirja panna ja esitada oma nägemus sellisena, nagu see tal on ja eks me siis vaatame, mida kohus otsustab. Olgugi, et tegelikult nende tõendite võltsimine ja varjamine on ju ilmselge. Et see viitabki sellele, et sul tegelikult ei ole ütleme prokuratuuri või siis uurimisasutuse välise inimesena, sul ei ole mitte mingisugust lootust selle maja siseselt saavutada mingit edu, vaid sinu ainuke lootus saavutada mingit edu on nende majade väliselt ja see tähendab kohtus. Ja jumal tänatud, et meil kohus töötab, et meil kohus tõepoolest on sõltumata kõikidest oma vigadest, mis kohtul on ja sellest kirjutatakse palju, mis kohtuga valesti on. Aga kõigest sellest sõltumata ta ikkagi on erapooletu, ta töötab põhiõiguste kaitsel ja kui sa ise oled vähekenegi võimeline esile tooma neid rikkumisi, mis sinu suhtes või sinu kliendi suhtes on toime pandud, siis kohtust leiab kas esimesest või teisest astmest minu arvates sellele enamasti ka adekvaatse reaktsiooni. Peeter, kuidas sul tundub see just nimelt see pool, et vastutusele on keeruline kedagi üleüldse võtta, kui ühesõnaga see tunnetust ei ole, et me teeme, mis me tahame, kas võtsime tõendeid, tuleme, ajame, silm ka ei pilgu, ütleme, tegime ise juurdluse, see on fakt, et nad käisid seal vaba aega veetmas kuskil, kui vahele jäädud midagi, eks ole. Et kuidas sa tunnetad seda? Et... me vist ühes saates varem oleme sel teemal rääkinud isegi, et ainus, mis siin Eesti puhul aitab, on nagu muudes riikides päris parlamentaarne järelevalve ja päris uurimiskomisjonid, kus need ametiisikud on kohustatud ka vastama mingitele küsimustele ja valetamisega järgneks ka mingi vastutus, mitte nagu nüüd on, sest need organid käsitlevad ju Riigikogu ja üldse poliitikuid kui enda alluvaid. Et me näemegi tegelikult mõnes mõttes, sa oled ise siin saates ka kasutanud seda statismi teooriat või siis kuidas seda on, riigiism siis, et need inimesed täiesti siiralt arvavadki, et nemad on riik ja umbes poliitikud, eriti muidugi halvad poliitikud, need, kes on eestimeelsed ja nii edasi, kes ei jaga seda arusaama, et me peaks swahili keeles võib-olla laulupeol laulma ja et me peaks siin palju kultuuririkkust olema, väga paljude kliimapagulast, saate isegi aru, mida ma mõtlen ja hästi palju soovahetusi, eks. Et kui need erakonnad siis, kes ei jaga sellist asja, nende poliitikud on veel siis eriti sellised, kuidas öelda, erilise pahameele all ja see üks osa mingit seltskonda, ma pakun, see on ikkagi välja kujunenud mingite juhtkondade tasemel. Täiesti selgelt toimetab nagu tundes, et nemad on riik, mingi vabariigi valvurid enda arust või. Aga küsimus on selles, et neil ei ole selleks mitte ühtegi mandaati, et seda olla peale isikliku moraalse hinnangu, mida nad siis asjadele annavad, mida nad tõenäoliselt teevad läbi sellise üpriski siis, nimetame seda, ma ei tea, progressivismiks, statismiks või ühesõnaga see ei ole see maailmavaade, mille eest ütleme, laulva revolutsiooni ajal lauldi, see on mingi täiesti teine ja mitte eestipärane vaade, et see ongi selline, põhimõtteliselt minu arust toimub Eestis sama, mida tegid siis olgu James Comey FBI-s, kes tegelikult fabritseeris põhimõtteliselt ei olnud kuritegu, ta isegi demokraatide Hillary Clintoni vastu segatses, mille eest oleks, kui oleks aegunud, ta läheks ka selle eest kinni. Aga et lihtsalt inimesed, kes tunnevad ennast täiesti puutumatutena, John Brennan CIA direktorina tõenäoliselt läheb ikkagi kohtu alla jooks vandenõu organiseerimisest oma valitsuse vastu, mis on täiesti tõestatud kõik, aga suuremas osas nad pääsevad, sest 5 aastat on mööda läinud ja midagi seal ei sünni, aga et kas te ei leia, et Eestis on tegelikult tekkinud samasugune olukord, mis tekkis USA-s ja USA-s ta sai tekkida selle
septembri rünnakute järgselt põhimõtteliselt, kui uurimisorganitele ja luureorganitele, no kuidas me neid jõustruktuuridele, teatud jõustruktuuridele ja uurimisorganitele ja Eestis on üldse see termin luure, need ei ole mingid luurajad, eks, et see, ma ei tea, kust on tulnud see Eestis mingi luure ülemüstifitseerimine, et tegelikult nad on lihtsalt inimesed, kes koguvad ja omavad ja süstematiseerivad infot, eks, et see on tehniline töö valdavalt ja nagu me kõik teame, kellel on info, sellel on võim, eks. Aga et küsimus ongi, et minu arust on meil Eestis tekkinud sama olukord, mida võimaldas USAs. See 9.11 erinevad, mis oli, üks oli see Patriot Act ja mis need kõik seadused olid, mis andis tegelikult USAs erinevatele organitele õiguse ükskõik keda, ükskõik kus niimoodi riigi julgeoleku aspektiga siis või seda ära kasutades põhimõtteliselt enam-vähem ikka vabad käed anti ja sellest hetkest alates siis juba nüüd see on juba viimased 25 aastat hakkasidki ja tõenäoliselt meil võeti väga palju sellest, need organid omavahel ju suhtlevad, jagavad kogemusi, et see ameeriklased loomulikult üritasid eriti Bideni ja Obama ajal mõjutada ka meie sisepoliitikat, see on kõigile teada, USA tõenäoliselt oma organite kaudu surus peale meil kõikvõimalikke kooseluseadusi, transõigusi, eks see oli USA presidendi nii Obama poolt 2012 kui Bideni poolt 2021 allkirjastatud presidendi korraldused, et nende kogu välisteenistuse eesmärk ongi läbi suruda neid selliseid otsuseid, siis antikonservatiivset võitlust pidada oma diplomaatilise ja tõenäoliselt ka luureaparaadi kaudu. Et see on selline, ma arvan, Eestis toimub on mõnes mõttes selline USA mõttemaailma väike järelemängimine. Meil, kus seltskond all, kellel USA-s on kongressil on ikkagi, nagu me enne siin saates rääkisime, ikkagi väga tugev võim, iga parlamendisaadik võib esitada ükskõik kui kõrgele direktorile ükskõik mis küsimus, sest parlamendisaadik on riigis ikkagi see tegija, mitte mingi ametidirektor, kelle parlament ju kinnitab, eks nagu. Meil on see number, eks. Meil on see naljanumber lihtsalt ja siis keegi väitis, et ei, aga poliitikud ju ei karda. Tulge taevas appi, et ükskõik millise poliitikuga sa eraviisiliselt vestled. See on täielik usalduse puudumus, mitte kõik kardavad, et neid kuulatakse pealt, et nende vastu fabritseeritakse. Ma arvan, meie kolm tunneme valdavat osa sellist mingit olulist poliitikonda, ma pean tunnistama, et võib-olla ma ei ole Reformierakonna pidude sage külaline, et võib-olla nüüd mitte sellest erakonnast nii palju, aga siiski, aga teistest ikkagi on kokkupuuteid ja see on ikka, tunnistame ausalt, et ikkagi ülisuur selline kartus ja hirm on ja see hirm on millegi selle vastu, et sa oled kogu aeg. Mõtle selle peale, Peeter, et kui inimesed kasutavad oma suhtluseks tavaliste sidevahendite, ehk siis telefoni ja SMS asemel näiteks signalit. Ja see loomulikult kasutavad. Siis miks nad seda teevad? Seda on nagu ka Ameerika valitsusliikmed kasutanud, seda on lihtsalt raskem nagu kätte saada. Seda ei tehta selleks ju, et signaali kasutamine on kuidagi oluliselt mugavam või lihtsam võrreldes tavatelefoni või tava sõnumirakendusega. Seda tehakse sellepärast, et kardetakse, et nende suhtlus ei pruugi muidu olla privaatne. Ja loomulikult. Ja siis üritatakse leida järjest rohkem neid privaatseid suhtluskanaleid, kus segamatult oma tegelikke mõtteid väljendada. Ja ma arvan, et sellel hirmul on ka alust, sellepärast, et nagu ma suvel välja tõin Siseministeeriumile, meil on kümneid ja tuhandeid inimesi, keda on pealt kuulatud erinevate kriminaalasjade käigus või kriminaalasjade raames. Isegi kui nad ei ole kahtlustatavad, nad on sattunud pealt kuulamise mõju alla. Ja neid ei ole sellest isegi teavitatud, eks ole. Et selliseid inimesi on Eestis kümneid ja kümneid ja kümneid tuhandeid, no, rohkem. Meie siin stuudios istudes me kõik teame, et me oleme ka kuskil. Kindlasti, jah.
kindlasti. Ja selles nagu ma siseministri vastusest aru sain, siseminister ei näe ka iseenesest probleemi. Ma tea, võib-olla ta isiklikult näeb probleemi, võib-olla ta ise kasutab signaalit, eks ole, seda oleks tegelikult tore teada saada, et kas Igor Taro kasutab signaalit või ei kasuta signaalit. Ma küsin, kui näen järgmine kord. Ja kui ta kasutab signaalit, siis härra Taro võiks öelda, et miks ta seda teeb, kui tema arvates on... Ta ei julge öelda, sest keegi kuulab. Keegi kuulab, jah. Et tegelikult oleks huvitav siis teada, et kuidas, kui ta kasutab signaalit, kuidas siis inimene seletab seda, et miks ta seda signaalit kasutab, mida tegelikult on päris ebamugav kasutada olukorras, kus tegelikult meil pealtkuulamise ja kapo tegevusega mitte mingisuguseid probleeme ei ole. No seda tunnistas ka ju kapo peadirektor, et nad kuulavad iga päev kedagi pealt ja selles mõttes on ju kõik õige, see samas intervjuus ma ka viitasin, selles mõttes kõik õige, et suurem osa sellest kindlasti on ka kohtu poolt heaks kiida, või ütleme mitte suurem osa, vaid võib isegi öelda, et enamik. Ma arvan, et see on kõik ikkagi kohtu poolt lubatud ja sõltuvalt sellest, et mis formaadis või mis menetlusliigis see toimub, see nõuab erinevaid kohtulubasid. Ja ma arvan, et need tegevused on kohtu poolt sanktsioneeritud, aga see, millest ma praegu räägin, on inimesed, kes satuvad pealtkuulamise mõjusfääri sõltumata sellest, et nende suhtes mingit uurimist ei toimu. Ütleme, et kui sa helistad inimesele, keda kahtlustatakse mingisuguses valgekrae kuritegevuses, siis sinu ja tema kõne, mis võib olla väga privaatne, kuulatakse ära, salvestatakse ära ja jäetakse sinna andmehoidlasse. Sulle sellest teada ei anta. Ega ei antagi, ajakirjanikuna mingeid lugusid tehes ja uuriva ajakirjanikuna lugusid tehes ma olen sellega korduvalt kokku puutunud selle problemaatikaga, et siin ei olegi mitte midagi naljakat, aga mõelge nüüd ise selle peale, eks ole. Infot kogudes ajakirjanikuna sa pead arvestama, et sul on seal keegi veel ilmselt või äkki. Hea kuulaja ja vaataja, panin saate korra pausile, et öelda sulle edasi oluline sõnum. Tänan sind, et oled leidnud meie veebilehe vabadused.ee või jälgid meid teiste kanalite vahendusel. Et mitte midagi olulist maha magada, hakka meid jälgima ka Facebookis. Ühiskonda paremaks saame teha ju vaid ühiselt. Nüüd tagasi saate juurde. Mis kõige selle juures on naljakam veel, et minu arust meie, ütleme, ükskõik mis siis mõju omavad tegelased, kellel on riigiga mingi suhe või olgu see siis poliitika või mingi ametnikkonna, et minu arust ei karda keegi seda, et mingi Vene luure või nagu Hiina oma on tegelikult tänases maailmas kõige, et tõenäoliselt Eesti on täis paksult Venemaa heaks tegevaid, küll neid on igal pool, eks. Et küll neid on Riigikogus, küll neid on Eesti ajakirjanduses igal pool, et väga paljud neist kindlasti on Hiina eri sidemete kaudu värvatud, sest täna Hiina ja Venemaa vahetavad täielikult infot ja hiinlased on ju korduvalt eri riikides, alguses ei osatud hiinlastega tegeleda, nüüd juba saadakse Eestis õnneks need inimesed, kes hiinlaste ja kõige sellisega tegelevad, on kindlasti pädevad ja saavad aru, kus need ohud on, aga et minu arust see mingisugune meie siis olgu riigi või võimu, ütleme, mingid kõrgemad natuke tegelased, et need kardavad küll nagu oma organite mingisugust mitte, et see on ikka peateema, et äkki hakatakse käru keerama või fabritseeritakse midagi või. Eesti inimesed saavad ju neid Apple'i teavitusi, Apple'i hoiatusteavitusi, et teie telefoni üritavad sisse tungida riikliku taustaga või riiklikult sponsoreeritud häkkerid. See on kõrgem pilotaaž. Ja kasutavad selleks sellist tarkvara, mis on äärmiselt kulukas ja kus iga rünnak võib maksta kuni $1 million. Ja nüüd kujutad ette, kui Parvel Pruunsild saab sellise hoiatusteavituse Apple'i käest, mida üldiselt peetakse usaldusväärseteks hoiatusteks, siis kes võiks olla see mõeldav ründaja, Han Li, kes soovib juurdepääsu Parvel Pruunsilla telefoni? Kas võib olla mingi Hiina luure või mingi Vene luure? Kardan, et Hiina ja Vene luure ei saaks seda kasutada. Või Iisraeli luure, tähendab, kas Iisraeli luure huvitab või USA? Ma arvan, et ma miski pärast arvan. Juhuslikult samal ajal, kui tema suhtes toimub ka kriminaaluurimine. Et see on kuidagi... Ma miski pärast arvan, et olgu see Iisraeli või USA luure, nad ei peaks patrioodist
Vene vastasest Pruunsillast nagu nad ei peaks teda julgeolekuohuks, vaid ma arvan, et seal Haim ja Moiša kuskil Mossadis vaataks, et see on ju meie mees, et see on igasugu vantide vastu ja oma riigi iseseisvuse ja NATO poolt, eks. Et siis tekibki küsimus, et kellelgi välismaalt ju ei ole ju no tõsi, jah. Ja siis, aga et kõikidel nendel ju see Pruunsilla värk ju, eks see... Vaata, ja asi, miks see kõik nii ladusalt läheb, on see, et mingit sisulist järelevalvet ju ei ole. Mulle jäi härra Pallosoni intervjuust meelde selline seisukoht, et palju tal pidi olema kas 9, 10, 11 või 12, palju meedia pidi ka olema. Erinevat järelevalve... Sellest võib eraldi rääkida, et meedia pidi ka olema. Erinevat järelevalveorganit, aga ma ikkagi, ma ei tea, kes need siis on, et ma tean, et... Siseminister oli üks, siseminister, kellele sina kirjutasid, et kuule, äkki kontrolliks. Siseminister on üks, siseminister vastab tavaliselt selle peale, et tegelikult on kõik korras, et me kapo kinnitas, et kõik on hästi. Muidu tuleb paber, kus on kirjas, et on midagi 4 aastat tagasi valesti teinud näiteks. Võib-olla on mingid korterit üürinud kuskilt. Tuleb selliseid asju, iga inimene võib mingi bussipilet on esitatud hüvitamisele või midagi sellist. Või uurid. Siseminister. Võib-olla kes siis veel võib olla? Kapo komisjoni peetakse ilma. Kapo komisjon, see on see täiesti ambut. Riigikogu uurimiskomisjon. Sinna neid ei lasta sisse, ma olen kuulnud, neid ei lasta sisse uksest, kes tahavad kriitilist küsimust küsida. Ma arvan, meie saatel siin on rohkem nagu järelevalve mõju, kui sellel Kapo komisjonil Riigikogus. Eeldusel, et koalitsioon valitsus ei taha. Selle kohta ütles Raimond Kaljulaid, kes on selle komisjoni liige, et ega me tegelikult mingit ülevaadet nende järelevalvajate tegevusest ei oma. Oota, aga panid tähele ühte asja, ma tulen välja, vaata see, et kas poliitikud, kuidas nad kardavad ja räägida niimoodi, aga seda ütles Elmar Vaher kuskil välja ka ja sellest samast Pallossoni intervjuus oli see ka siis viidatud ja siis Pallosson tegi suured silmad. No ei kardavad või? Kas tõesti kardavad? Eks ma järgmine kord lähen küsin neilt, miks nad kardavad, mida nad siis kardavad? Ja muidugi eriliselt groteskne on see, et kui nendele Riigikogu liikmetele näiteks või siis ametnikele, Riigikogu liikmetele ütleme, antakse kõrgemaid riigisaladuse lubasid, siis julgeolekukontrolli teeb kes? Kapo, eks ju. Ja see on lihtsalt nii absurdselt naljakas minu meelest. See on see NATO tasemel load vist. Et me peame seda kõike nagu täiesti usaldusväärseks ringiks, eks ju. Ja siis on õiguskantsler. Õiguskantsler teeb ka jõudumööda tõenäoliselt oma järelevalvet ja ma arvan, et nendest võimalikest järelevalvajatest õiguskantsler vast on ka kõige asjalikum järelevalvaja. Vähemasti ta ei ole avalikult välja öelnud seda, et temal see järelevalve ei õnnestu nagu Kapo komisjoni. No see ongi huvitav, et vaata, tegelikult peaks Kapo komisjonil olema ka nagu kõik variandid, et seda järelevalvet teha, et siin taandub su ka isikulisele küsimusele, et siis ka õiguskantsleri puhul, et tema võiks ju ka käed üles tõsta ja mitte siis teha. Ei aga see järelevalve see on sama nagu ajakirjanikuna, et sa esitad mulle küsimuse, et räägi nüüd sellest mingist, ma ei tea, et kuidas see uuringu metodoloogia on või midagi taolist või mingist, mida sa võiks mult küsida ja siis ma selle peale vastan, et eile oli Peipsis, oli hea tuul oli, et särg võttis, aga nad sai vähe ja siis sa esitad sama küsimuse uuesti ja siis sa räägib, et Eestimaa on nii ilus, et see ongi see järelevalve komisjoni. Aga vaata, kui sul on käes, siis ma nüüd peast enam täpselt arvuliselt ei mäleta, et kui palju neid Parveli Apple'i teavitusi oli, neid oli vist 5 või 6. Peast ei mäleta. Kui vastavad tõele legendid, et iga selline rünnak maksab 100 000 või veel hullem, kui vastavad tõele legendid, et iga selline rünnak maksab 1 000 000, mida on ka nagu levitatud sellist juttu, aga me tegelikult meiegi tea keegi palju nad maksavad ja kuidas neid üleüldse siis nagu tellida saab, seda me oleme kuulnud, et Eestile tegelikult seda kallist tarkvara nagu omale antud ei ole, sellepärast et meid ei peeta piisavalt usaldusväärseks,
aga või nagu tellimusi lastakse esitada ja siis see maksab. Et minu arvates peaks olukorras, kus on teada, et on tõsine kahtlus, et ühe meie kohaliku ärimehe suhtes on kasutatud seda väga kallist tehnoloogiat, invasiivset tehnoloogiat, et selle taga võib olla kapo, siis minu arvates need jälitusasutuste üle järelevalvet teostavad ametnikud, olgu nad siis õiguskantsleri juures, olgu nad siis siseministeeriumis või olgu nad parlamendis, peaksid selle asja ette võtma ja kindlaks tegema, et kas tõepoolest ongi siis 100 000 või isegi miljoneid eelarveraha kulutatud selle peale, et püüda Parvel Pruunsilla telefoni sisse äkkida. No kuidas siis? Sa siis ei usalda neid vaata siin tekib kohe nagu see, et kuule, et see ei ole isegi kui oleks alust, siis kuulge, kas see nagu natuke hullumeelne ei ole selliseid summasid kulutada? Ei, ma just tahangi viidata sellele, et kohe, kui sa hakkad nagu kriitilisemalt siin järelevalve küsimusi nagu esitama, siis mitte ainult osalt ajakirjandus või meedias ei tule see üles, vaid tegelikult ka, mäletate, siin oli see Isamaa tegi sellise, mis mäletate, sa oled ise jälle seal kellegi esindaja, et suure sellise, süüdistatakse nüüd milleski arusaamatus, on ju, suure juristid kutsume kokku, teeme korraliku kompendiumi, paneme kokku prokuratuurile, et miks siin ei ole juriidiliselt, on kõik nagu tegelikult korrektne, et äkki ei teeks seda kriminaalasja ja nii edasi. Ja ma mäletan, kuidas siis Riigikogu saalis sotsid hakkasid küsima selle kohta, kes on ka ju opositsioonis praegu, et vabandust, et kas nii ikka sobib, et see on ju puhas selline usalduse lõhkumine nii oluliste struktuuride vastu, et saate aru, et see, kohe see, võib ju küsida vastu, kas siis ei usalda, et nad teevad õiget asja, kui nad tellivad, ma ei tea, mis tarkvara see on tellivad. Võib-olla teevadki, aga ma tahan kindel olla. Ma tahaks tegelikult teada, et kes see inimene on sellisel juhul, kes otsustab selle üle, et 100 000 või isegi miljoneid panna hakkama selle tarkvara kasutamise peale. Tõesti tavalistes Eesti kriminaalasjades, eks ole. Siin saab ikkagi olla taga ainult, kui hakkas pihta see juba, kas oli 22, eks, siis kui Perling kirjutas selle artikli, need on kõik loetavad, kus ta nõudis ju sisuliselt, et seal oli, et siin tuleb algatada uurimine, eks. See oli siis, kui see parempoolsed, ma ei ole väga kursis, aga sõbrad, kes on mingid erakonnaliikmed, nagu ma mäletan, olid maruvihased, et mingi kummaline grupp on tulnud neile erakondadeks, tahab erakonda üle võtta, need isamaalased suuresti seal Tartus ka, et ikkagi kõik on mingi ilus mingi kampsun rahvarõivastega ja mõtlevad vahel nii Taara kui Jeesuse peale ja metsavendade ja kõige peale, kes tuleb mingisugune vasakliberaalsete sotsiaalsete arusaamadega või isegi ultraprogressivistlik liikumine ja hakkab rääkima mingi, et nemad tahavad Isamaad üle võtta. Ja siis ma mäletan kõik mu mingid nii noored kui vanad sõbrad olid mingi maruvihal, mis kurat toimub, mingi kahtlane, mingi väljast tulnud seltskond tahab meie mingi püha üritus üle võtta, siis kõik tahtsid hingestada, nüüd me lähme valime selle, ma ei taha öelda, kuidas kutsusid neid inimesi, eks, et valime maale, eks, ja siis tuli see edasi, kui umbes nii oli see kronoloogia ja siis vist valiti need parempoolsed maha ja õnneks vist visati välja, et muidu ju nad oleks Isamaa ära hävitanud, kui see erakond oli eksistentsiaalses kriisis, et tast ei oleks mitte midagi alles jäänud, kui parempoolsed oleks saanud tõenäoliselt jätkata seda, aga ja siis tuli see üleskutse siis Perlingult, eks, et seda peab nüüd küll uurima, poliitiline võitlus peabki karm olema tegelikult läbi maailma, vaadake, mis oli 20-ndatel ja 30-ndatel, aga ja siis järsku hakkasid levima linna peal juba kuulujutud, et jälitatakse. Paljud inimesed teavad seda nii kõikvõimalike ametnike kui kõikide kaudu, et see tegelikult see jutt nagu liikus, et toimuvad mingid kahtlased inimesed, käivad küsimusi esitamas ja filmitakse ja neid episoode on nii palju. Sellises normaalses riigis, kus sa tahad, et võimu teostamine ka näiks aus ja erapooletu, siis endine peaprokurör, kelle abikaasa parasjagu töötab kaitsepolitsei ametis, ei tohiks üleüldse oma isiklikes asjades teha selliseid üleskutseid, et võt seda või seda asja tuleks nüüd uurida. Sellepärast, et paratamatult jääb sinna alati juurde see kahtlus, et kas
nüüd mingi asja uurimine tõesti nagu algas nende sidemete või nende seoste tõttu. Ja seda muidugi, et Lavly Perlingul on olnud raskusi. Mina ei ütle, et algas tema tõttu, ma lihtsalt kirjeldasin, mis tema kirjutas, eks. Ja, ega ma ei saa väita ka seda, et see algas selle tõttu, et tema ütles, et algatage. Aga et selline mulje võib jääda. Ja ei tea, kuidas kelleks. Selline mulje võib jääda ja selleks tegelikult ongi ette nähtud kõrgendatud eetilised normid ja eetilised normid ja läbipaistvusnõuded, et sellist muljet ei saaks tekkida. Üks nendest minu arvates täiesti elementaarselt võiks olla see, et kui sa oled just vast ametist vabanenud riigi endine peaprokurör ja sinu abikaasa töötab Kaitsepolitseiametis kõrgel kohal. See oli vist asedirektor. Ma täpselt ei mäleta, aga väga kõrgel kohal. Ja sa oled just äsja üritanud ebaõnnestunult üle võtta ühte erakonda, siis oleks eetiliselt minimaalselt nõutav, et sa ei tee avalikku üleskutset, et võt neid teisi, kes nüüd minu võitsid ja välja viskasid, et neid tuleks küll uurida. Sellepärast, see ju jätab täiesti ilmselgelt mulje, et ma nüüd teile teen. Aga mis hakkas edasi saama on ju, ega uurima saab hakata ju niimoodi, et ikkagi mingi kas avalik huvi või mingi ajend on, siis järsku hakkas tekkima teatud ajakirjanikega, ühe hüüdnimi on meil siin Hamassi Martiniks, kutsume teda omavahelises sõprade pilakõne pruugiseks ja siis, mis oli mingi Lainemaa oli vist ka, kes igasugu asju igal pool on ammu väitnud ja ma mõtlen, kes kuskil ma täpselt nimesi ei mäleta ja siis hakkasid ilmuma mingid lood Pruunsilla impeeriumist, kus olid mingid ringid, seal oli, need ajakirjanikud vist olid, nad panid kokku umbes vist kõigi inimesed, ma ei tea, klassivennad ja sõbrad ja korbikaaslased ja äripartnerid tõenäoliselt vaatasid seda inforegistrist ka ja siis konstrueeriti iga meie kohta siin kaasa arvatud operaatori võib teha täpselt samasuguse artikli ja siis öelda, see on näiteks Hannes Sarve impeerium ja siis seal hakkavad tulema, kõigepealt on need su kõige lähemad, kes kõige tihemini käivad ja siis on omakorda nende külaliste kontaktid ja siis tehakse selline vandenõu lugu teatud sellises mis see Elefantiine või mis selle väljaande nimi oli või oli Teeba või Olümpas või mingi, vist oli kollase, sinise ja üks oli punase päisega, mul ei tule ka nimi meelde, selline ilmselgelt riigi tellimust täitev teatud organite pikaajaline kaastööd. Selle väljaande tegelikult algselt ei ole oraakliga midagi pistmist selle nimel, selle väljaande uhkusega see inimene, selle nime välja võtles, käis lastekirjanduse osakonnas ja leidis, et seal on raamat delfiinist. Ei, sellest ma ei tea midagi. Aga okei, see on teine lugu. Aga siis tekkisid mingid täiesti ulmelood, eks, sellega sa loodki sellist, me teame, et väga paljud erinevad lood teatud väljaannete kaudu tulevad nagu nende juhtmete kaudu, siis, mis on, see on vana metoodika, kuidas hakata siis asja kerima ja siis... See on üks haru siis. See on, ühesõnaga... teatud inimesed saavad siis omale mingisugust eksklusiivset infot ja suuniseid. Teeba teataja kaudu ju tuligi see välja, et Olümpia nädalaleht oli ka vist. Et Isamaa erakonna suhtes käib, tähendab, et käib mingisugune suure erakonna uurimine. See oli Teeba teataja. Et käib suure erakonna uurimine ja Teeba teatajale teadaolevalt on see Isamaa erakond ja uuritakse ka Parvel Pruun. Intervjuu oli seal, kus ei ole protsess käib, ja väga teendalt, ja seal oli veel lihtsalt, võib-olla on neid 2, võib-olla on 3, võib-olla on 6. Ma tahaks ajakirjanduse kohta, teate siin täiendavalt öelda, et vaadake, see küsimus on selles, et kahtlemata on mõjuvõimu ühiskonnas omavad isikud alluvad absoluutselt sellele, et ajakirjanikud nende vastu
vastu ja nende tegemiste vastu huvi tunnevad, kriitiliselt nende tegevusi vaatavad, vaatlevad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et lõppkokkuvõttes küsimus on selles raamistuses, eks ole. Aga kui sa suudad raamistada, eks võib öelda, inglise, ma ei tea, kuidas eesti keeles panna, läbi sinise out of blue, suudad selle raamistada niimoodi, et see on midagi kahtlast. Inimene tegeleb millegi kahtlasega, vaata, ajab perepoliitika asja, toetab erakonda, see on midagi kahtlast, kõik see kahtlast, kui sa suudad selle aktsendi sinna juurde panna, siis on imelik. Ja sest normaalne oleks ju see, et ta teeb seda omakasust. Et see on nagu aru saada. Et ei ole nagu tahad mingit planeeringut või tahad mingisugust tellimust või midagi, siis see on nagu aru saada. Ei, ta tahab näiteks järve kalda ära asfalteerida ebaseaduslikult mingi looduskaitse nõuete vastaselt. Aga see, et sa tegeled mingite täiesti mõttetute asjadega nagu justkui kas püüdnud mingi eesti keel. Igandid, pimeda keskaegse igandiga nagu Eesti iseseisvus ja kestma jäämine. Ja maksad nii absurdselt suuri summasid, eks ole, erakonnale, nende poliitikate edendamis, no seda küll ei usu, keskmisel inimesel pole ju sellist rahagi. Kajal on, temal, kuigi ma sain aru, et nad oma vahel ei räägi abikaasaga, aga ta võtab 370 000 ja annab. No ja. Kui on vaja investeerida sinna itta või kuhugi, et temal on, aga teistel tõenäoliselt ei ole. Lihtsalt see ei mahu, eks ole, nendele, see ei mahu inimestele pähe, et keegi võibki omakasu püüdmatult tahta toetada mingit teatud poliitilist suunda. Ja. Ilma sellest, ja ma kordan veel, ilma sellest nagu kasu taotlemata. Ja kui selline inimene tuuakse inimestele, Eesti inimestele nähtavaks või ajakirjanikele nähtavaks, nad ei usu, et see, mida nad näevad, nagu päriselt tõsi on, et seal peab äkki mingi tõsisem asi seal taga olema. Vaadake, kuidas on üritatud tuua neid paralleele või tuua seoseid pensionireformi ja siis Bigpanga vahel, et kuidas pensionireformi läbiviimine olevat kohutavalt kasulik olnud Bigpangale, et ainus, kes seda praeguseni vist väidab siiamaani veel on Jürgen Ligi, aga see on tegelikult andmetega ümber lükatud, loomulikult. Kuna inimesed hakkasid oma kalleid laenusid kinni maksma, siis see tähendab, et pank ei teeninud enam laenutulu. Ja see oli panga katastroof, panga õudusunenägu, kui inimesed enne tähtaegselt laenu ära maksavad, eks. Jah, et jah. Eks ta ole, on mis ta on. See meedia küsimus, et üks pool ongi see, et tulevad sellise raamistusega mingisugused lood, aga teine pool on ka see, et kuidas siis käsitletakse ka teatud ametiisikute intervjuud. Peeter, sul tegelikult oli ju mingisugused mõtted ka 2023. aastast välja toodud, et juba toona oli võib-olla arusaadav, et kuidagi, kuidas sa lähed sellise kuvaldaga nagu lähed seda nagu kärbest maha lööma, et kui sul on mingi probleem kuskil, et siis sa lähed kuvaldaga kärbest maha lööma, et sul oli mingi mõte selle koha pealt, et toonane kapo peadirektor andis seal ma loen kohe ette, sest see oli, ma panin selle Facebooki ka, mind jahmatas see juba mina ei osanud selle direktori kohta midagi arvata, et tundus ajas sellist naeratava näoga mitte midagi ütlevat jutt. Minu seisukohast oli nagu iga ametnik ikka, et vaatad televiisorist, lihtsalt kuulad, mõtled, et tõenäoliselt inimese jahib mingeid Vene agente oma põhitöö kõrvalt, kuigi sel ajal jahiti Pruunsilda ja kuulati pealt, kui siis Morozov tegeles ja tõenäoliselt kümned inimesed, seepärast, et kõik need miljonid pannakse oma patriootide kiusamisele ja eestimeelsete kiusamisele, et ma arvan, meil on mõlemad suured linnad täis ja ülikoolid selliseid Morozoveid, eks. Aga et ma loeks ette, siis see oli juuni 2023, kui see protsess algas ja vist oli Sinisalu oli veel ametis. Ja kui ma seda just lahkumas Vilja Kiislerile intervjuu ja selle lugemise peale ma mõtlesin küll, et Eestis on ikka väga-väga korrast ära midagi, et loen lausa ette. Üks küsimus oli, et Kiisler vist küsib, et kas ta on etteheidetega poliitiline tellimus või toimub selliste protsessidega, et kas ta on sellega harjunud, Sinisalu vastab olen, aga loomulikult see häirib. See on sügavalt ebaõiglane, me ei tee niisuguseid asju.
kõigi võimul olnud erakondade liikmed on kohtu alla antud. Kuidas see saaks nii ollagi, et täna teeme midagi ühe erakonna jaoks, homme aga teise? Kes saaks poliitilist tellimust esitada? See oleks ju kuritegu. Ja noh, mida me siin saates rääkisime, jah, see ongi kuritegu, eks, ja väga, see on tegelikult põhiseadusliku korravastane kuritegu, et see on riigi reetmine minu arust. Noh, poliitiliselt see on Eesti riigi reetmine. Aga edasi küsib talt Vilja Kiisler, et Keres rääkis, et läbi otsiti ka Pruunsilla lastemagamistoad ja läbi otsitav tohtis advokaadiga rääkida ainult nii, et telefon oli valjuhääldi peal. Kas see on tavaline? Vastab Sinisalu. Läbiotsimise korral otsitakse alati läbi kõik ruumid. Maja omanik võib seda, mida soovib varjata, peita laste tubadesse. Oleme leidnud 10 kilosid lõhkeainet lapse voodi alt. Mis puutub telefoni, siis telefon on asitõend. Naise telefonilt sai Pruunsilt kõik kõned tehtud. Kujutlegem, et politsei peab kinni kellegi, kes vägistas ja tappis naise. Ja siis käib kohtus põhiline arutelu selle üle, miks tal kinnipidamisel käerauad nii tugevasti kinni pandi. See, mis ta tegi, ei olegi äkki nagu enam tähtis. Aeg-ajalt tundub mulle, et kahtlustavatest kipuvad saama inglid. Ühtäkki on nad vaesed kannatajad, kellele kuri riigiapparat liiga teeb. Kõik need kiljatused, et meil on politseiriik, 3 punkti. No vabandust, Pruunsilda ja Humalat ei võetud isegi 24 ega 48 tunniks vahi alla, sest selleks ei olnud vajadust, ei olnud kahtlust, et nad lähevad pakku või panevad toimi uusi kuritegusid. Põhimõtteliselt ta mõistab siin Elmar Vaheri kohta oli umbes ka veel, ei tea, miks Elmar sellist asja tegi. Ja ühesõnaga ta mõistab retoorikas tegelikult inimesed süüdi ette ära ja toob võrdlused vägistaja. Tähendab, ta võrdleb põhimõtteliselt, noh, mitte nüüd otse, aga see on teadlikult tehtud. Ja see ongi teadlikult, ta võrdleb vägistas ja tappis naise, eks, lastevoodid. Lõhkeaine ja siis ütleb, et ja nüüd siis kipuvad neist kahtlustatavatest saama inglid. Ühtäkki on nad vaesed kannatajad, kellele kuri riigiapparat liiga, aga tegigi ju. Et see on nagu 3 astet on ühes asjas, 2 astet ühes asjas. Väga konkreetselt eeldad, see on nagu räme vägivald ja liiga tegemine. See käerauad ka, käeraudadega sai ju ka politsei, või ma ei mäleta, kes see oli, aga see oli Ain Sepikuga seotud, said ju ka riigikohtust, eks ole, et noh, see ei lähe, et noh, inimene on eakas inimene, siseminister ka politseijuht on. No see käerauad on seal üks osa sellest grotesksest käitumisest, aga teine osa grotesksest käitumisest on see, et kui sulle isegi päriselt prokuratuurist kirjutatakse, et miks oli kinnipidamine vajalik kuni 48 tunniks. Et see oli vajalik selleks, et inimesele anda võimalust puhata. Enne kui hakatakse teda üle kuulama. Okei. No aga see ongi see, mille pärast puhkusele sinna mille pärast on peale. Millele õiguskaitseasutused peaksid nüüd nagu väga sügavalt nagu enda sisse vaatama ka, eks ole, mitte ainult niimoodi, et me peame korda saama selle järelevalvesüsteemi, vaid ikkagi sügavalt sisse ka. Ei, siin on institutsionaalne probleem, sellised inimesed nagu Sinisalu, tähendab sellise moraali või käitumisega ja väljaütlemistega inimesed ei tohiks olla üheski kõrges ametis. Täpselt see sama, mis sa ette lugesid, see näitab ka seda, et sa oled ametis olev direktor ja ka eelmisena sa ei tohi rääkida niimoodi. Mingisugust arusaamist ei ole sellest. Sa ei tohi niimoodi, Pallos on võib-olla, ta on seal uus, võib-olla ta ei osanudki midagi öelda, eks, eitas kõik, et oli kuskilt kuulnud, et CIA-l on komme, mida kõik, CIA on seda isegi avalikult öelda, et nad lihtsalt alati eitavad kõik, et võib-olla tal oli see manuaal, et eita kõike, eks, et ma ei näinud seal tema mingit pahatahtlikkust, et see, olles esimest korda võib-olla nii pingeliselt, eitas kõike, eks, aga ta ei hakanud seal nagu mõnitama või selliseid moraalseid võrdlusi tooma, et ma äkki lihtsalt, äkki see oli tööõnnetus sellel Pallossonil lihtsalt, et ta ei saanud võib-olla, ei mõistnud, et ta läheb sellega rappa, aga see Sinisalu puhul Sinisalu see seisukoht oli ikka kole, see oli tõesti kole. Kogu see intervjuu väljendas seda, et karp kukkus lahti, et lihtsalt ja need inimesed ongi päriselt 10 aastat. Me ei tea, mis on, mina ei oleks kindel mitte üheski mingisuguses asjas, mis on varem
kahtlane tundunud, et ma enam ei mõista hukka mingeid inimesi, kes on jäänud hammasrataste vahele ja võib-olla üles tunnistanud mingid asjad, milles nad süüdi ei ole ja või mingi pastakast välja imetud süüdistustega mingid, lihtsalt inimese maine hävitamiseks mingeid süüdistusi fabritseerida, eks. Et see, kui Eesti tuntud nagu patrioodi ja väga olulise, tõepoolest erakonna rahastaja ka võib niimoodi käituda, siis tegelikult võib kõigiga. Siin mitte ükski inimene ei ole selles suhtes kaitstud. Ma ütleks ka, et lõppkokkuvõttes, kui kellelegi tundus ehmatav, kui Parvel Pruunsild nüüd ütles, et ja võrdleski KGB-ga, eks ole, siis tema isiklik kogemus antud juhul, kes seda vähegi mõistab, kelle empaatiavõimet on, siis peaks nagu aru saama, et miks selline võrdlus nagu tehti. See on üks asi, teine asi, mis siin nagu öelda on, et ega siin see väljapääs siiski on, millest me ka rääkisime, on see, et järelevalve on niivõrd oluline nende asutuste üle, et siin nagu ei saa kompromisse teha ja kui seda korda ei saa, et ega me siis midagi paremaks vist teha ei saa, aga ma vaatan meil... Ma tahaks, kui tohib veel, et mina loodaks, kuna nii palju, kui ma tunnen eri organitest ise inimesi ja neid tegelikult on päris palju, väga erinevatest siis nendest ka mõningaid endisi direktoreid on au isiklikult tunda ja kes on väga kõrgetes ametites, nagu öeldakse, Eesti asja ajanud moel, millest nad ei räägi avalikult. Et põhimõtteliselt kõik, keda mina tean, on nagu ma ei tea, kõrge moraaliga öelda, see on nagu see 17 kevadist hetk või ma ei tea, mingi põhjamaise iseloomuga ja kõrge moraaliga ja Eesti patrioodid, eks, et see on üllatav, et sellised asjad Eestis toimuvad ja midagi on juhtunud ja mina pigem loodaks, et nende asutuste sees, kus selgelt ei ole rumalad ega ka halvad inimesed. Ma arvan, et varem ühes saates ka, et loodaks just, et seal asutuste sees keegi ütleks, et kuulge mehed, et me ei oma patrioot mõnitada, kiusata, jälitada. See on üks asi ja teine asi on... Kutsume seda siis vile puhumiseks, kas või ma ei tea, kuidagi keegi nende organite seest peaks suutma öelda, et mehed, või naised, vabandust, või ma ei tea, transsoolised või kes iganes, et kuulge, et jah. Aga ei, üldine arusaam õigusriigist ikka siia lisaks, et ikkagi... Meie vahenlane on Venemaa ja Hiina, eks? Ja õigusriigi puhul on ka ju vaja kodanikele aru saada, et kõiki koheldakse ju ühtemoodi ja võrdselt vastavalt seadusele, et see on nagu ka oluline. Aga igal juhul ma vaatan jah, et täna aeg on meil arvutult täis tiksunud olulist teemat arutades ja ma kardan, et me peame selle teema juurde või sellega haakuvate teemade juurde järgmistes saadetes jälle tagasi tulema, aga igal juhul taaskord oli meeldiv, Paul, Peeter, teiega siin vestelda. Aitäh kutsumast. Ja täname ka teid, head kuulajad, vaatajad, kui soovite aidata, siis olete teretulnud, aidake meie saatel levida, märkige saade meeldivaks, jagage seda sotsiaalmeedias sõpradega, tellige muidugi ka meie kanal. Igal juhul kohtume teiega peatselt kindlasti jälle, kõike head!